Tere kõigile! Täna olen siis mina siin puhta üksinda, et Väints vana nugis kimas Venemaale, sõpradega hüvasti ei jätnud. Laas kollitas kaameraga akna taga, vaatas aia taga, lasin sisse sõbrakese ja teeme väikse siklisaate üle pika aja, et kui me siin viimati rääkisime kuskil oktoober või mis iganes aeg, et läheb hulluks sadula tegemiseks, siis tegelikult sadulateni me veel siiamaani jõudnud ei ole, et oli siin miljon muud tööd vahepeal, et tuligi oktoobri lõpus või tuli hooaja lõpetamine, ilm läks külmaks, inimestel loomulikult üllatusena, tuli hakata rattaid talvekorterisse panema, hoiustama, hooldama ja nii edasi, et need tööd on kõik tehtud praeguseks. Kõvasti on saanud ehitustöid teha siklitel vahepeal, uusi töid tuli juurde omajagu ja nüüd sai igasuguseid disaine asju välja mõeldud, tootearendusega tegeletud ja nii edasi. Ja siin on üks sõbrakene, mille juures me peatusime ka tegelikult viimases saates, et kus oli veel jäänud esiporilaud ära teha ja siis oleks saanud sikkel valmis ja värvimisse viia. Aga selle esiporilaua tegemine ei olnud ka sugugi kõige lihtsamate killaste üritus, et kui ma tegin siia esimesed 2-3 porilauda ette ära, siis ma sain aru, et tegelikult sellega nüüd nii lihtsalt ka ei lähe, et tuleb veits rohkem vaeva näha aga nüüdseks on see asi valmis ja ma näitan, kuidas see tegelikult tehtud sai. Hetkel on küll küljes juba valmis porilaud, aga siin on meil selle valmis porilaua eelkäija ja ma näitan ka tegelikult päris algmaterjali. Siin on siis algmaterjal viimasele toorikule ehk siis sellele sinisele poisile. Tavaline porilaua toorik, nii nagu ikka, aga see ei tähenda sugugi seda, et lõikad välja ja annad tuld. Paned porilaua rehvi peale jooksma. Üllatus, esiteks on porilaud toorik liiga kitsas, teiseks, kui alt paned ilusti jooksma rehviga, siin on kilomeetrine vahe sees. Sihukest asja ometigi ei pane ehitaja krossikaid siin boksis. No, sellele lahendus oli väga lihtne. Kõigepealt tuli pikkupidi pooleks lõigata porikas, laiemaks keevitada, järgmise etapina paned peale, raadius on ju kole nii kui ööna. 11 ribaks kogu üritus lõigata, raadius paika ja siis perfecto. Siis sai jalatale külge ehitatud. Kõik tipp-topp. Siis läks plastikumehe juurde, kes meil tegi sellest vormi. Siis tegi talle uue porilaua. Sinna vormi siis, mis tuli siis süsinikuga tugevdatud ja klaasriidega siis ülejäänud osa porilaual, et sihuke poiss, nagu meil siin praegu küljes parasjagu just on, et just see, mis oli õnnest puudu, aga see antud porilaud, mis siin küljes on praegu üldse, kas nüüd siis 6 või 7 lausa, et ma isegi seda ei viitsi arvestada, et neid sai siia nii palju teha erinevaid disaine ja erinevaid mudeleid, et kõik mis tegin, kõik oli minu jaoks vale ja mitte nagu piisavalt hea, aga sellega olen nii rahul, et seda minu arvates kassid ostaksid. Aga nüüd tulles, ütleme, selle esiotsa juurde veel tagasi, et tegelikult on see minu jaoks nagu täiesti uus sihukene põlvkond veeroodi maailmas, et kui ütleme varem olid nagu veeroodid kõik ja siiamaani ülejäänud maailm ehitab veeroodi ja kus on esiots nagu crossikal, siis minu mõte oli see, et see esiots peab ikkagi madal olema, traversid paralleelsed maaga ja mis oli nagu kõige olulisem, et esitule ja porilaua vahe peab olema nii minimalistlik kui vähegi võimalik, et kui lihtsalt võrdluseks võtta, et näiteks siin on, paneme joonlaa peale, praegu näiteks selle esitule porilaua kõrguse vahe on 15 millimeetrit, siis ja nüüd kui võrrelda rattaid, kuidas nad on originaalkonditsioonis, siis alles siis saate aru, millest jutt käib, et siin on näiteks meil üks 94 aasta Dyna White Glide, kus võib tollipulgaga lausa seda vahet mõõta
no ja siin kõrval on veel mõned veeroodid, kus on samamoodi originaalkõrgustega esiamordid, et samamoodi on see porilaua ja traversi vahe väga hästi näha, aga noh, nüüd on üks ülisuur ülesanne on lõpuks korda läinud ja on asjaga ühel pool. Tulles tagasi ratta juurde, siis praegu ongi meil niimoodi, et siin sellel rattal on mul küljes hetkel siuksed nii-öelda prooviamordid, mis mul on, et mis mul on nagu tehtud sellise eesmärgiga, et ma saan neid külge maha võtta, et mul ei ole nendest nagu kahju, et kui nad ära on kriimustatud, sest siin lähevad lõpptulemusena traversid poleerimisele ja morditorud samamoodi ja lähevad kroomimisele. Et selleks ma teen nüüd uue hunniku esiamorte, et saab kõik järjest terve laadungi valmis ehitada ja ära poleerida ja ära kroomida ja nii edasi. Et siia tuleb peale freesida ülemised katted traversile ja siis ongi kogu lugu, et aga see traversi katete freesimine, see on juba see hilisem teema, et praegu tuleb ratas laiali ära võtta ja maalriti juurde viia, et kohe, kui on nagu selle ratta järg käes maalriti juures, sest praegu on seal paras portsjon rattaid ees värvimises ja need tehtud siis tuld. Ja noh, siin ütleme, üks hea asi on veel nagu siin näidata, ütleme selle ratta tagaotsa puhul, et mida ma olen nagu aastaid taga ajanud, on ütleme selle veeroodi puhul kõige siuke suurem murelaps üldse oli siiamaani kogu aeg see, et kui sai teha neid rattaid, siis alati oli sadula kõrgus tagarehvi ülemise osa suhtes oli niimoodi, et ütleme, sadul oli vähemalt siis sama kõrgel reeglina veeroodil kui tagaratas või vaata, et sadul isegi veel kõrgemal. Aga tegelikult oli see täiesti nali minu silmis, et õige ratas ikkagi on mingil määral musklis, siukene voolujooneline ja täpselt sama ongi ka praegu see, et kui vaadata, siis on tagarehvi osa on kõige kõrgem koht taga, sadul on madalal, siis tuleb õhupaasti kate ja siis traversi osa jälle madalamal. Aga praegu ongi täpselt see, et kuna see ratas on nüüd laia esiotsaga pillide ja mu enda traversi disainiga on selle põlvkonna esimene ratas, siis kui nüüd siin vaadata seda sõiduasendit, ütleme, praegu sellel on veel niimoodi, et on lenksud on traversi peal siin, siis uued disainid on, absoluutselt kõik uued disainid on meil niimoodi, et on lenksud on traversi küljes päris kohe traversi külge keevitatud. Täpselt sama laius küll nagu siin on, aga lihtsalt, et on traversi küljes. Sõiduasend tuleb selline. Ja see on täpselt see, mis ongi minul õnnest puudu, et just seda ma taga ajangi, et ja siukseid madala lenksuga pille me näeme ka juba õige varsti, sest praegu on kõik joonised on valmis tehtud, materjalid pistan kohe tellimusse ja tuld, et ega siin pikkapidu sellega ei ole. Aga nüüd ütleme, sellest rattast me saame niikuinii veel rääkida küll ja veel, sest kui see on värvitud ja läheb kokkupanekuks, siis juba inimesed näevad, mis tast tegelikult saab, sest tegelikult see ratast tuleb kombinatsioon Corvetti valgest, täiesti valge, ilma terata, tavaline valge ja siis läheb ta segamini Lamborghini sinisega, siukse väga ekstreem kärts-mürts sinine tuleb kõrvuti oma vahel ja siis ongi need sinine õhupaasti kate, valged triibud jooksevad üle, sama on ka esiporilaual, tagaporilaual ja raam tuleb ka valge, et teeb siuke päris atraktiivne, silmapaistev. Radikakatet praegu hetkel küljes ei ole, aga see tuleb originaal veeroodi radiaatori katte ja sellele paneme kroomitud küljeplekid. Ja sest eesmärk on ikkagi hoida seda veeroodilikku kumerat disaini, sest veeroodil tehase poolt ei ole mitte ühtegi kandilist detaili küljes ega sellist terava nurgalist, et kõik on kumer voolujooneline, ja tänu sellele ka on see radiaatori katte otsusei nüüd selline. Ja noh, kui ütleme, mis selle radiaatori katte veel antud ratta pool eriti huvitavaks teeb, ongi just see lai esiratas, et see 180 esiratas sobib nagu valatult originaalradikakattega.
kellad on tal siin külgede peal, spidomeeter ja siis vedrustuse rõhu manomeeter, nendel on ka veel, spidokale on taha siuke kopsik hetkel treimises, et saab ilusa väljanägemise. Mootoriplokk läheb meil mustaks, nagu alati, nagu endal kõikidel veeroodidel peab mul olema, tulevad metallrüüsidega jahutusvedeliku torud külge ja lisaks veel kroomtermostaadi kate, et need on sellised kohustuslikud asjad minu juures tehtaval veeroodil, et ilma nendeta ratas välja ei lähe. Ja siis ütleme selle rattaga praegu rohkem tegelikult vägagi ei peatuks pikemalt. Kõrval on meil siin üks Road King, mis tegelikult on meil 99 aasta ratas. Klient tuli minu juurde, rattaga helistab, kuule, mul on pöörded hullult peal, et ma tulen sinu juurde kiirelt, vaatame järgi, mis seis on. Ja tühikäigu pöörde mootor oli tal untsu läinud. Ja tänu sellele ta võttis pöördeid 3000 peal tühikäiku. Ja kuna ratas oli iseenesest juba nii või naa veits väsinud ja vanavõitu, siis oli klient sellega kohe nõus, et tavai, pole küsimust. Teeme korraliku refreshi kohe pillile, et siin lisaks mootorile, käigukastile ja siduri poolele tuli veel siia kõik 2008 aasta rattad, pidurid, kõik jutud, et kui ütleme, ma näitan võrdluseks pidureid, et kui siin on tehase poolt on küljes tal 99 aasta rattal, viimast aastat on sellised naljapidurid, kus on siis ühe kolviga sellised utiilid ühesõnaga on piduriteks, siis nüüd, kuna siia tuli 2008 pidurid, siis 2008 kasutab juba meil Brembo neljakolvilisi pidurisadulaid, et sellised pidurid läksid nüüd siis sellele sõbrale nii ette kui taha, pluss veel siis loomulikult ka Brembo esipiduri peasilinder läheb veel peale siia kogu esivedrustus 2008 ja tagavedrustusi me ei pannud originaale, sest see originaal amorti töötaja kuskilt otsast, mis harikal on, see on nagu täiesti nalisõhk ja õli kombinatsioon. Et tagaamordid on siin öölintsi omad, et mis parim, mis olla annab, ütleme, sellise klassi ratastel. Ma lasen korraks siit küljekohvri küljest ära, siis näeb ka neid. Tagamordiks kasutame siis öölintsi amorti, millel ei ole enam õhusüsteemi taga, vaid ongi kohe täpselt see õige, et reguleerida saad siit tal vedru eelpinget, aga see öölintsi sisu on nii super tehnoloogia peal üles ehitatud, et see on lausa käsitlematu, et kui paremalt klient ütles, et kui sõitis kuskil siin mingisugused a la Läti teed ja igast Lasnamäe ja Kopli sellised õudsad teed, et siis ratas pidi lendu tõusma juba 50-ga sõites, aga öölintsiga on lausa nali, et see vahe on ikka mäekõrgune lausa, et seda kõik kliendid kiidavad, et siin neid öölintsi amorte läheb nagu rotinahkasid kõigile külge, et ta küll maksab kõige rohkem amordimaailmas, aga samas on ta ka seda iga senti väärt ja nagu parim, mis üldse olla annab absoluutselt, ja öölintsi amorte mitte ma ei pane ainult taha siklitele, vaid nüüd tulevad siin kahele siklile tulevad ette ka öölintsi amordid, et mis on veel kõige ägedam on see, et üks hull elukas tuleb Eestisse nende öölintsi amortidega, aga sellest me saame juba rääkida siis, kui selle Eesti ratta ehituseks mul läheb, aga siin kõrval näed, see kohe on meil üks veeroodi silindripea, mis meil on just tuli värvimisest, et sai see poiss mustaks värvitud, et milleks ta mul siin üldse on tegelikult see, et ühel kliendil oli, üks klienti endale Leedust ratta, oli siuke emotsiooni ost inimesel, nägi, vaatas pildi pealt äge ratas, nii edasi, tõmbas sae käima, kimas Leetu ja vaatas, et super äge, kõik ostis ära, aga ratas oli tegelikult siukse litripand, et esiteks oli raam igatipidi untsus ja teiseks oli isegi löönud mootori ploki puruks ja silindri pea oli esimene täpselt samamoodi puruks. Aga mitte, et inimene ostis sealt Leedust endale avariilise ratta, vaid ei. Ta sai sealt leedulaste või kurat teab, mis asjapulkade poolt üles ehitatud ratta, kus oli siis, ütleme, kui siin on, see on nüüd esimene parem nurk peal,
siis ja siin jookseb meil õlikanal, siis see oli täiesti pilbasteks olnud kõik. Siia olid torud sisse pandud, aga loomulikult oli kogu see üritus oli üles ehitatud keemilisest metallist, mitte alumiiniumist. Ja loomulikult see õli tuiskas igast otsast, nii et lausa valus vaadata, et see oligi täpselt siuke ehe nagu koolinimesele, et nagu ennem teen mõtlen ja siis mõtlen variant, et kõigepealt vaatan, otsin sikli välja, kellegiga ei räägi, kellegi ei konsulteeri, ostan ära suure emotsiooniga, siis kui pärast on arve on 1 600 000, et siis on pill lahti, et noh, väga siuke standardne situatsioon, ütleme Leedust toodud rataste puhul, et oluliselt lihtsam on ikkagi inimestel ennem kas või küsida nõu või arvamust või mida iganes, et ega sa ju raha ei küsi, kui sa korraks küsid, ütled, et kuule vaata seda siklit, et mis sa arvad, et kas tasub osta ja palju selle remont võiks maksma minna, kui see, et ostad urraaga ära ja siis pärast hakkad vaatama, et oi, et nüüd läheb remont nii kalliks, aga siis on juba hilja hakata ratast või prügikasti enam ei viska, et siis tuleb hambad risti suruda ja arve ära maksta ja korda teha. Aga vaatame siit veel edasi. Maas on üks kotitäis amorte. Need poisid ma eile võtsin laiali, siin on praegu meil sees 4 komplekti tutikaid Šova upside down esiotsasid. Kõigepealt lähevad kõik ümber treimisele, siis lähevad kõik ümber freesimisele, kui need on tehtud. Siis ma saan juba nad sisud valmis ehitada, kui mul on nii-öelda need amordi korpused tagasi. Siis ma ehitan sisud õigete kõrguste peale vastavalt enda seadistustele juba ja tulevad mul enda sisudetailid siia sisse ja ütleme siin väga palju sellest originaal amordi toorikutest järgi ei jäägi seest, et ja selle lõpptulemus siis saab olema täpselt nii, kui meil siin sellel poisil juba küljes on, et nende amortidega ongi, et kui inimesed vaatavad, et mis saad loll peast, et siin on ju mingisugune 4 sentimeetrit on ainult ju see käigu osa amordil, siis et mismoodi sellega võimalik sõita, et inimesed kujutavadki ette, et siin on nagu sõidad nagu puuhobusega, aga ei, tegelikult see nii ei ole, et see 4 sentimeetrit käiku, see on nagu mul siin aegade jooksul on nii välja töötatud, et ta töötab täiesti perfektselt. Kõigepealt on see, et kui sa hakkad sikliga sõitma, teil ei ole mitte mingisugust tühja osa alguses, sest reeglina on ikkagi see, et kui sa istud selga ja juba amort vajub kuskile maale, sa juba kaotad käiku, siis ta käib kuskile maale ja lõpp on jälle tühi või mida iganes, eks ole. Et siin on nagu täpselt kogu selle maa peal on ta viimase vindi peal välja mängitud see sisu ja see töötab ülihästi, et kliendid, kes mul sõidavad sihukeste esiotsadega, nad on ikka väga rahul sellega, et noh, see on asi, millega ma olen vatti näinud kõvasti, aga on ka põhjust uhkust tunda selle üle, ja noh, tänu sellele, et ka käik on väike, tänu sellele saab ka selle porilaua ja traaversi enda vahe ajada nii väikseks kui vähegi võimalik, et mis on ka ülioluline. Sellega ma arvan, et siin täna esialgu isegi piirdukski, et siin seda jutuainet on meil tegelikult nii, et lausa valus hakkab, et ega siin, et miks me neid saateid vahepeal teinud ei ole, tegelikult on ka üks põhjus on see, et on olnud siin esiteks oli mul tööd nii palju, et tuba oli nii otsast otsani sikleid täis, et põhimõtteliselt kui Väints oleks tahtnud saadet teha, siis ta oleks pidanud kaameraga seisma mul akna taga ja filmima väljaspoolt tuba, sest lihtsalt ei oleks saanud siin väga ringi kalpsata ja noh, siin ja siis on teine asi on see, et siis kui mul aega on, siis ei olnud Väinul aega, siis kui Väinul aega oli, siis jälle mina ütlesin, oi kurivaim ei saa praegu täitsa paanika, et teeme mõni teine kord ja no nii see aeg tegelikult ei lendab, et aga ei ole hullu, praegu mul on nii, et mul on ilgelt suur töö on ära tehtud igasuguste nii-öelda uute disainide osas, projektide nagu siukse töökäigu osas ja nii edasi, et nüüd ma saan nii-öelda seeria tööna kõiki neid asju teha, et korraga ehitan 3 siklit valmis, ühte disaini korraga, 6 siklit teist disaini ja nii edasi, et nüüd me saame järjest neid kõiki filmida, et vastavalt siis võimalustele, kuidas Laasil aega on ja kui Väints taasi tulevad, kuidas Väintsil aega on, et kõik vastavalt sellele. Ja siis juba, eks siis järgmisest saatest võib juba järeldada, et kuidas meil ajaliselt õnnestus, et kas
kas läks hästi või ja leidsime selle aja või läks jälle nii nagu alati, et aega ei olnud. Seniks aga teile kõigile kõike paremat ja tšau ka praeguseks.